Bestair on sisekliima terviklahendusi pakkuv ettevõte. Bestair tegutseb siis, peakontor on Eestis ja lisaks tegutseme veel ka Rootsis ja Taanis ja Norras on ka meil ettevõte. Oleme peamiselt siis suunatud hulgikliendile, B2B klient, aga Eestis on meil ka 2 jaebrändi, et siis ka Eesti on ainukesena jaeturu kliendile suunatud, lisaks ärikliendile. Bestair Grupp tervikuna on hetkel nagu sellise uue hingamise lävel ja selles mõttes läks meil hästi, et vahetult ennem oleme uuendanud ka Bestair Gruppi missiooni ja visiooni ja nüüd see ESG ja kestlikkuse strateegia läks nagu selles mõttes suht täppi sinna samasse, ehk et see kestlikkuse teemad on hästi olulised, need on meil välja toodud meie uues missioonis ja visioonis samamoodi, nii et selles vaates jookseb nagu kõik väga loomulikku rada meie jaoks. Me oleme võtnud oma eesmärgiks olla siis Põhjala turgudel kõige usaldusväärsem ja edumeelsem ettevõte oma valdkonnas ja olla ka nii-öelda teerajajaks erinevates tegevustes ja lahendustes, mis siis tõstaks meie ja meie klientide nii-öelda sotsiaalset vastutustundlikkust ja aitaks luua parema elukeskkonna. Et see on nagu selline üks suur deviis meil läbivalt praegu. Üks ambitsioon, mille me oleme endale seadnud, on see, et tõsta siis vähemalt siis 10% aastas nii-öelda kõrgeima ehk A+++ energiatasemega energia siis klassi soojuspumpade müüki oma müügiportfellis. Et see on nagu selgelt üks nii-öelda numbriline eesmärk, mille me oleme seadnud. Teine oluline teema, millega me peame tegelema, millega ei ole väga palju veel sektoris tegeletud, on siis kogu see nii-öelda elukaare protsess, sest mis juhtub siis, kui soojuspump oma elu ära elab, et kuidas me siis selle teemaga tegeleme, kas me tegeleme seal ringmajandusega, taaskasutusega, et kõik need teemad on laual, need on pikad protsessid, aga selgelt on nad nüüd alguse saanud kõigest sellest, millega me alustasime tegelikult selles meistriklassis. Need teadmised on oluliselt kasvanud. Tänu sellele meistriklassile suurenes oluliselt see teadmus meie jaoks, mis see teema on, see ei tundu enam nii hirmutav. Me saime sealt väga selge raamistiku, kuidas neid põhimõtteid hakata oma ettevõttes rakendama, kuidas seda integreerida meie igapäevategevusse, meie juhtimisse, et kõik see teadmus on meid täna nii palju aidanud, et see teema on nagu selgelt eesmärgistatud ja me teame, kuhu me suundume ja see ei ole enam midagi hoomamatult suurt ja määramatut. Tänu sellele meistriklassile me saime kindluse, et see on meie ettevõtte lugu, mida jutustada. See on kinnitus meile endale ka sisse, et me teeme igapäevaselt missiooniga tööd. Sellepärast, et see töö, mida meie teeme, aitab siis nii-öelda vähendada seda kollektiivset ökoloogilist jalajälge. Et võib-olla see on see asi, mida me ei ole endale liiga tihti öelnud, aga tänu sellele meistriklassile ja nendele teadmistele ja nendele tegevustele, mida me oleme nüüd süsteemselt tegema hakanud või mille suunas me liigume, siis see väga selgelt on andnud selle suuna ja selle tähenduse ja teatavasti sellised ühtsed suured eesmärgid alati liidavad. Et see on see üks väärtus, mis meil selgelt on. Teine asi, kui me nüüd vaatame tulevikku, siis ilmselgelt ma usun, et selliste ESG ja kestlikkuse strateegia põhimõtete rakendamine ettevõttes suurendab kindlasti veelgi läbipaistvust, kindlasti sellist vastutustundlikkust, mis omakorda suurendab siis meie klientide usaldust meie vastu. Loomulikult kasvatab see ka sisemist rahulolu, motivatsiooni ja see omakorda ju on tulemus järjest tugevamale ettevõttele ja ühiskonnale. Ma ütleks selle kohta niimoodi, et kas see on isegi ettevõttes kinni, vaid see on üldises ühiskonna küpsuses ja sealt edasi ettevõtte enda küpsuses. Inimesed, juhid peavad olema selleks valmis, et seda teemat sisse võtta. Juhid peavad mõistma, millist väärtust see lisab nii, ütleme, väiksemas vaates nende ettevõttele, aga tegelikult juhid peavad nägema suuremat pilti. Ainult nii on see nagu oluline ka nagu edukalt nagu selles suunas liikuma hakata.